Tere õhtust siis kõigile, hea meel on teid tervitada siin meie iga esmaspäevasel Tsinsino õhtul, kus siis üle nädala me teeme Tsinsino toodete äritutvustus siis Tallinnas kohapeal Kadaka konverentsikeskuses ja korra nädalas siis teeme ka live ülekannet, kus oleks võimalik siis kõigil inimestel sellest osa saada. Minul on täna au seda läbi viia, minu nimi on Fredi Saarm, olen siin Siinos olnud tänaseks üle 12 aasta, see on olnud sihuke, võiks öelda väga põnev aeg ja tihtilugu ongi elus niimoodi, et sa hakkad otsima mingisuguseid siis võimalusi või oma olukordadele lahendusi ja meil olid peres tõsised terviseprobleemid siis nii mu naisel kui tollel hetkel siis meie kõige nooremal pojal. Ja õnneks siis läbi Tsinsino toodete me saime need terviseprobleemid seljatatud ja see andis siis siukse vankumatu usu siis nii toodetele kui ettevõtte kontseptsioonile ja läbi siis selle oma loo jagamise on tänaseks tuhanded inimesed siis saavutanud paremat tervist ja ka parandanud oma finantse. Aga toimub siis kahes osas, püüan teha hästi lihtsalt, arusaadavalt, et saada nagu põhiolemus siis, mis need Tsinsino tooted on, mida nad võimaldavad, kuidas on võimalik oma tervist testida ja teises osas siis lühikene ülevaade ka Tsinsinost kui ettevõttest ja nii-öelda nendest koostöövõimalustest. Aga et oleks lihtsam jälgida mu juttu, püüan panna ka arvuti ekraani siis nii-öelda jagama, et tulid mingid trepijoonised siin. Kus need slaidid meil nüüd siis vahepeal kadusid? Slaidid on kadunud. Nii, huvitav, alles nad mul olid siin ees ikka. Nii, et ma võtan korra ekraani jagamise maha. Leiame need slaidid kõigepealt ülesse. Nii. Loodan, et kõigil on töönädal mõnusalt käima läinud, kes peavad igapäevaselt toimetama, aga ise toimetame igapäevaselt ehitusel. Tulin just ehituselt, lõin riietelt nii-öelda tolmu maha ja nii ma siia online'i nüüd siis kohe ka jõudsin. Nii. Tsinsino Eesti. Nii, tuli ette see, mis tulema pidi. Väga hea. Nii paneme uuesti jagama. Nii. Loodan, et on mu ekraani näha. Kas on näha? No peab olema. Ühesõnaga juttu tuleks täna sellest, et kuidas viia oma toitumine tasakaalu, sest ma täna täielikult usun seda, et vastavalt sellele, mis me sööme, vastavalt sellele see peegeldab meie tervist, et ei piisa täna ainult sellest, et tegeleda spordiga aktiivselt ja mõelda positiivselt ja nii edasi, siis see on maailmas siuke üldiselt leviv trend, sest inimesed püüavad järjest rohkem tähelepanu pöörata, eks seda infot on ka nagu järjest rohkem ja rohkem peale tulemas, aga samal ajal, kui me vaatame suures pildis, mis toimub inimestel tervisega, siis tegelikult terviseprobleemid süvenevad ja järjest rohkem inimesi on hakanud küsima, et miks see siis nii on ja justkui paljudele probleemidele on ka väga raske lahendust leida, siis meie nagu teadlaste nii-öelda eestvedamisel ikkagi kõik saab alguse toitumisest ja siin mängivad hästi olulist rolli väga kaks sükest nagu olulist raskhapet ehk siis omega-6 ja omega-3 ja õigemalt nende tasakaal. Et kes tulevad liinile, siis palun mute'ige ennast. Omega-3 funktsioon on põhimõtteliselt kehas võtta põletikku maha, omega-6 funktsioon on kehas tekitada põletikku, mõlemad on väga olulised, aga oluline on ka see, et see tasakaal ei oleks liialt palju nihkes, sest ideaalis meie keha on loodud tasakaaluga 1:1. Teadlased ütlevad veel kuni 3:1 tasakaaluga meie keha saab nende põletikuga hästi hakkama ja mõnikümmend aastat tagasi, kui enamus toitu tuli oma siis aiamaalt ja oma nii-öelda kodus kasvatatud, olid need siis, ma ei tea, seal kanad, sead, mis iganes, inimeste tervised olidki üldjoones paremad ja ka tasakaalud olid paremad. Siis hetkel 60-ndatest olukord on hakanud drastiliselt muutuma ja hetkel me oleme jõudnud olukorda, kus Euroopa keskmine tulemus on 15:1, Ameerikas tulemused on 25:1 ja kahjuks ka väga paljude laste tervise näitajad täna on tasakaaluga 20–40:1. Ja me võime mõelda, et no mis see siis on, seal 3:1 või 25:1, mis juhtub, kui sa sõidad autoga ja sul on valgusfooris punane ja sa paned kogu aeg tuimalt läbi.
võib-olla 3 ristist saad sa üle, aga 4. ristil käib sul ühel hetkel pauk. Ja tervisega võib täpselt samamoodi olla, et sa ei tea, kust võib see hetkel sind mingil hetkel tabada, sest kui tasakaal on pikalt paigast ära, siis see hakkab mõjutama meie nii-öelda organismis olevat raku tervist ja siin on väga oluline, kuidas rakumembraanid siis funktsioneerivad, et kas toitained saavad omastuda, kas jääkained pääsevad välja ja kui on liiga palju omega-6, siis rakumembraanid muutuvad jäigaks. Ja milliseid terviseprobleeme võib siis hakata inimestele esinema? Kindlasti väsimus, igasugused ajuga seotud probleemid, seal mälu, keskendumine, võib-olla ärevus, stressi hakkab liiga palju tulema, vanemas eas Alzheimer, juuste tervis, naha tervis, erinevad organid, liigesed, lihased ja kõige suuremas ohus tegelikult on südame-veresoonkond ja see on ka täna kahjuks Eestis suremuse põhjus number 1. Suurusjärgus circa 60% inimestel on täna südamega probleemid ja seda on võimalik väga palju läbi toitumise korrigeerida. Ja millele siis meie teadlased hakkasid rõhku panema on see, et kuidas me saaksime need tasakaalud paika, et meie raku tervis hakkaks taas normaalselt toimima, toitained omastuma, jääkained välja ja meil on vaja viia keha tasakaalu 3:1. Paljud inimesed on kuulnud omega-3-st, vähesed on kuulnud omega-6-st ja veel vähemad teavad, mis see tasakaal on ja kuidas ennast testida. Testimise võimalusi on erinevaid, analoogset veretesti pakub ka tegelikult Synlab. Meie oleme tänaseks Eestis teinud üle 16 000 veretesti siis läbi Zinzino ja ka testitehnoloogia on väga erinev ja täna labori nii-öelda tulemused, mis meile tulevad Viitasest, on kordades põhjalikum kui Synlabi testid, mis saadetakse Saksamaale. Miks ma seda Synlabi räägin, on lihtsalt see, et on ka teisi ettevõtteid ja see on väga oluline, et ei oleks nagu see tunne, et me nüüd mõõdame mingit konkreetset asja, et näidata, kas inimeste tulemused on head või halvad, vaid inimesed saaksid tegelikult teada, mis asi see on. Olen ise Viitase laboris käinud eelmisel aastal enne jõule, tegemist on väga suure laboriga, masinad töötavad ööpäevaringselt ja see labor teeb koostööd väga paljude suurte ülikoolide, institutsioonidega üle maailma ja ta on täna üks usaldusväärsemaid laboreid asuta siis Oslo teaduspargis. Ja hetkel oleme siis teinud läbi Zinzino kokkuvõttes maailmas üle 1 miljoni veretesti, ehk siis juba tegelikult üle 1,1 miljoni testi, Eestis teinud üle 16 000 veretesti, mis ma arvan näitab seda, et me oleme täna tegelikult Eesti üks suurimaid testi- ja teaduspõhiseid toitumise ettevõtteid ja ma kohe varsti ka näitan, mida see test näitab. Aga laias laastus on meil täna võimalik teha 3 veretesti, on siis rasvhapete test, D-vitamiini test ja põhimõtteliselt näitab ära siis see 3. test siin all, kas inimesel on ohtu diabeediks, ehk ta mõõdab ära inimese viimase 3 kuu siis nii-öelda veresuhkru näitaja. Testi tegemine hästi lihtne, nii nagu siin pildil näha, väike sutsakas sõrme otsa, te saate oma testi ära registreerida, kõik testid on täiesti individuaalse koodiga ja kui test on analüüsitud, tuleb teile email või sõnum telefoni peale, saate minna oma raportit vaatama, kõik raportid on täiesti eesti keeles, hästi lihtsasti loetavad. Te näete ära siin siis 6 näitajat, üks on omega-6 tasakaal ja siin on minu naise esimene veretest, mis me tegime talle siis aastal 2012. Ja tollel hetkel oli tal olnud aastaid päikseallergia, kroonilised põepõletikud, südamelihaste põletikud ja meie noorimal pojal oli siis sünnist saadik oli astma, tolmulest allergia ja 3 korda keskkõrvapõletikega olnud haiglas. Mitte lihtsalt arsti juures, vaid haiglas, nii et lõpuks opereeriti sondid kõrva, et kui see mädane põletik taas tekib, et saaks see siis nii-öelda välja. Ja mis need muud näitajad siin olid, siis kaitseväärtus 0, omega-3 indeks 4,4 ja tegelikult iga näitaja kohta on võimalik siis täiendavalt lugeda juurde, kuidas see saadakse, miks on see oluline, kus sa asud ja mille poole on vaja püüelda. Ideaalis test peaks olema roheline. Siis on sul tervis korras ja sa ei pea muretsema nii-öelda üle oma siis tervise hetke olukorra pärast. Samamoodi näitab ära vaimse tervise ja rakumembraani voolavus, ehk seesama siis see toitainete omastatavus ja jääkainetes nii-öelda kehast välja pääsemine. Ja arahidaanappi siis samamoodi ehk omega-6. Ja tegelikult need näitajad tulevad siis puhtalt meie igapäevaste toitumisharjumuste pealt, et siin on näha siis ära enamus rasvad, nii-öelda kõik, mida me tegelikult tarbime erinevate toidugruppide lõikes. Ja see viimane tulp siin kõrvale, Kalle, on nagu kõige olulisem, et ideaalis siis me peaksime
kõiki asju saama õiges vahekorras, et teha oleks tasakaalus, raku ainevahetus töötaks, põletikke poleks ja nii edasi. Kui te nüüd vaatate oma testi online'is, seda on hästi mugav nagu jälgida ja te näete, et midagi on liiga palju, näiteks kui me vaatame siin omega-6 rasvhappeid, see nahatarahhidoonhapet näitab, et ta on nullist üle tublisti, siis on hästi lihtne, et online'is klikkate oma testis selle arahhidoonhappe või vastava siis selle nii-öelda toidugrupi ees oleva plussmärgikese peale ja teil viskab ette konkreetsed toiduained, mida on vaja oma toitumises korrigeerida. Kas siis süüa rohkem või süüa vähem? Hästi lihtne. Et hiljuti oli meil siin üks konverents, kus üks Eesti juhtivaid arste rääkis ka siis meie testi nii-öelda näitajaid võrreldes siin näiteks Synlabi testi ütleski, seal on hunniknumbreid, aga sa aru ei saa, mis need numbrid tähendab. Et meil on niimoodi, et kui sa oskad lugeda, oled kas või 5-aastane ja sulle osatakse öelda, et kus sa pead midagi vaatama, siis tegelikult igaüks saab oma testid ilusti ise siis nii-öelda ära vaadata. Kui me vaatame selle miljoni testi üldist statistikat, siis me näeme, et 75% need inimesed, kes üldse ei kasuta omega-toidulisandit, nende tasakaalud ongi 15–25 ühele. Iga 5. inimene on täna olnud teadlik omega-3 kasutaja ja kahjuks nende tulemus on kõigest 7 ühele, mis tähendab seda, et nad on justkui paremas tsoonis kui need, kes midagi kasuta, aga suures pildis südame-veresoonkonnale on täpselt samasugune oht ja nii nagu ma selle autosõidu näite tõin, et ega kui sa paned ikkagi kollase tulega kogu aeg üle, siis ühel hetkel samamoodi see pauk võib tulla. Ja ainult 5% on olnud näitajad korras, kas siis tavatoitumisharjumustega või inimesed, kes on teadlikult kasutanud Sensina Balance tooteid, teinud 4 kuu pärast kordustesti ja näinud siis nii-öelda seda muutust. Ja miks 4 kuud? Sest 4 kuud on see aeg teha kordustesti, kus meie veri on tegelikult vahetunud ja me näeme siis, kuhu suunda siis meie nii-öelda näitajad on paranenud ja minu üllatuseks oli nagu see, et kui me hakkasime siis Balance'i kasutama, siis tegelikult meie perel läks omal ajal aeg kuskil 6 kuud, kui me nägime väga selliseid tuntavaid muutuseid tervise paremuse suunas ja tänaseks ma võin öelda, tänaseks peale 6 kuud põhimõtteliselt mul poisil pole kordagi olnud, ei ühtegi astmahoogu, pole piipu vaja, pole allergiaid ja nii edasi. Ja mille poolest see toode on eriline, et kui me räägime konkreetselt omega-3-st, kui oluline siis see on, siis ainult omega-3 üksinda ei ole väga efektiivne, et tal on kindlasti kõrvale väga tugevat antioksidanti, mis hoiaks selle toote siis värskena, et ta ei läheks rääsuma ja Norra teadlased siis panid kokku kalaõli oliiviõliga. Ehk siin on näha, et 60% on kalaõli, 40% on oliiviõli ja lisaks on siin ka siis D3 vitamiin juurde pandud. Kuna toode on väga kvaliteetne ja tootmine on kontrollitud, siis meil on väga palju erinevaid sertifikaate ja kindlasti üks olulisemaid on GMP sertifikaat, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et alates kalapüügist, oliivi korjamisest kuni siis pudelipakendi nii välja vastab kõige kõrgematele standardinõuetele ja kõik on siis kontrollitud. Lisaks, mida me näeme või miks on enamus toodete tulemused kehvad, inimesed, kes kasutavad mingit omega-3 toodet täna, siis reeglina, kui sa loed pakendil, kuidas sa peaks toodet kasutama, on seal kirjas, võta kas 1 või 2 kapslit päevas. Aga on väga suur vahe, kas selle 1 kapsli võtab 20-kilone laps, 60-kilone naisterahvas või 120-kilone mees. Ei ole mõtet eeldada, et 1 kapsel aitab kõiki ühtemoodi. Siis meie nii-öelda toote põhipoint ongi see, et seda toodet peab kasutama vastavalt kaalule, vanusele ja elustiilile. Ja tegemist on tasakaaluõliga, balance oil, mitte omega-3 õlid. See on väga suur vahe, need on täiesti 2 erinevat asja. Ehk siis tasakaaluõli. Ja kui me vaatame üldse näiteks, on tehtud selline põnev test siin aastaid tagasi, testiti, et siis kui nii-öelda stabiilsed erinevad omega-3 on, tõsteti temperatuuri ja näha oli, et grillõli pidas kõige vähem vastu, siis olid kontsentreeritud omega-3 9 tundi, tursamaksaõli baasil 15 tundi, et Sensina Balance õli pidas vastu 35 tundi, mis tähendab, et ta on kordades efektiivsem ja stabiilsem kui teised tooted just tänu sellele, et sinna kõrvale pandud oliiviõli. Ja mis on parem kui see, et sa saad jälgida, kuidas su nii-öelda näitajad nagu paranevad ja kuidas nad muutuvad ja siin on näiteks näha minu naise esimene test ja minu naise viimane test, mis me tegime talle samal hommikul, kui meil sündis vähem kui 3 aastat tagasi 3. poeg. Tegime kodusünnituse ja sama päeva hommikul tegime ka naisele testi ja naise test oli 1,8 ühele
ta võttis kogu rasedusperioodi ajal rohkem kui topelt koguses meie balance õli. Kaalu järgi oleks pidanud võtma 2 kapslit ja võttis siis 5 kapslit kogu perioodi vältel. Ja esiteks rasedus kulges väga hästi, tema enda enesetunne oli väga hea ja lapse immuunsust ei anna võrrelda esimese 2 vennaga, et 3. poisi tervis on kordades parem ja tugevam. Ja kui küsida, et kellele ma seda toodet oma peres peaks andma, tegelikult absoluutselt kõigile. Alates sellest hetkest, kui laps hakkab võtma rinnatoidule midagi muud lisaks, hakake andma, tegemist on kaalupõhise tootega, lastel käib arvutamine niimoodi, et 0,20 milliliitrit korda kehakaal. Täiskasvanutel on 0,15 milliliitrit korda siis kehakaal. Kui on lapse ootel, siis ametlik soovitus on seal piltlikult öeldes kasutada 1/3 jagu rohkem, et pluss-miinus seal 33-35% rohkem, aga meie ise oleme soovitanud tegelikult topeltkoguses, et kindlasti anda parim kaitse siis endale ja lapsele. Ja vanemas eas on teised probleemid, ongi liigesed, süda ja nii edasi. Tagasiside tõesti fenomenaalne. Siin on siis ametlikud nii-öelda Euroopa Toiduameti poolt toodud väited, mida me võime öelda, mille vastu Balance'i aitab, ongi siis ajutöö, südametalitus, immuunsus, nägemine, hambad, loote areng, vererõhk, kolesterool ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, et see on ülimalt nagu oluline ja miks ta nagu suudab aidata nii paljudes eri valdkondades on see, et ta võtab kehas üldist põletikku maha, paneb raku ainevahetuse tööle, et organism saaks teha seda, mida ta peab tegema. Mitte ei pea võitlema kogu aeg mingi põletikukolletega ja tänu sellele, et toode on ennast tõestanud, me oleme täna maailma, nagu ma ütlesin, üks suurimaid rasvahappede testid üldse ja see jutt on jõudnud ka järjest rohkem sportlasteni ja meil on väga hea tagasiside ka Eesti sportlastel, siis Eesti korvpallikoondis Gert Kanter, küll enam tippsporti ei tee, treenerina endiselt ja kasutab toodet väga rahul, jalgpalliklubid ja tippklubisid on üle maailma, kes siis on siin on nii-öelda balance toodete peal. Ja kui mõelda nagu sellest toitumisest üleüldiselt või meie tervisest, siis see rasvhapete tasakaal on väga oluline. Aga ta on kõigest esimene samm nagu hea tervise juurde, et ilmselgelt ta igale poole ei jõua ja selleks on välja töötatud ka selline toode nagu Sinobiootik, mis siis on prebiootikumide segu, kiudained, mis aitavad meie soolestikul teha tööd, mikrobiom oleks paigas, aitab inimesi väga hästi, kellel on siis kõhuga probleemid, seedimisega, kellel kolesterool nii-öelda on paigast ära või kellel veresuhkur hüppab. Ehk nende näitajate puhul on ta nagu asendamatu toode ja ka väga paljud inimesed on sellega saanud ka oma kaalu paremini nii-öelda timmida. Ehk siis kui su kõht käib paremini läbi, käib ka kaal paremini nii-öelda liigub allapoole. Siis kolmas toode on Xtend. Tegemist on siis immuunsust toetava tootega, aitab energiat, liigeseid ja üldiselt nagu toit rakkudele, et siin on siis ligi 40 erinevat vitamiini mineraalainet, mida meie kehal on vaja siis igapäevaseks normaalseks funktsioneerimiseks. Ja kui on probleeme, ütleme seal inimestel nagu ka näiteks seal unega või millegi muuga, siis näitan kohe ka, mis seal nii-öelda siis lisaks juurde aitab. Aga lihtne soovitus teadlaste poolt on terviseprotokoll, 3 lihtsat sammu. Punkt 1 on õli, põletikud maha, rakumembraanid tööle, Sinobiootik toetab soolestikku ja Xtend on toit siis rakkudele. Hästi lihtne. Ja kui on muresid seal unega, stressiga, ärevusega, siis Viva on asendamatu toode, mis on looduslik toode safrani baasil, tõesti annab kiiret ja väga head efekti. Ei tekita mingit sõltuvust, ei tekita mingit uimasust. Vahet ei ole, kas sa võtad Viivat hommikul, lõunal, õhtul, ei ole niimoodi, et võtad Viiva sisse, siis tunned ennast nagu, ma ei tea, oleksid kuskil nii-öelda pilves. Võib olla niimoodi, et kui on, ütleme, kehas väga suur defitsiit ja on inimesi, kes on võtnud kohe 2-2-2, näiteks 2 hommikul, 2 lõunal, 2 õhtul, võib olla niimoodi, et sa võib-olla tunned ennast justkui nagu vati sees, aga see läheb üle ja väga head tagasisidet on, kui inimesed tunnevad, kuidas energia tuleb elus su kehasse tagasi ja väga kihvt toode, et kel on probleeme, soovitan seda toodet kindlasti proovida ja loomulikult ka kõiki teisi. Siin on näha siis rida nendest toodetest, nagu te näete, tooteid ei ole väga palju, on need 3 testi, siis on erinevad balance tooted, on ka veganõli, on veeslaustuvõli, premiumõli, kus siis on antioksudante rohkem veel, ehk kõige kvaliteetsem õli ja on siis ka kapsli kujul, kus siis meil üks kapsel võrdub 30 kiloga. Hästi lihtne on nagu kalkuleerida, kui palju mul siis midagi vaja on vastavalt kehakaalule.
kolmas rida immuunsust toetavad tooted Xtendist, Vivast ma rääkisin, on Shine, mis siis on D-vitamiin magneesiumiga, kindlasti toode omal kohal hetkel, kus on näha, kuidas läheb järjest pimedamaks ja päikest ei ole, immuunsust toetada vaja on ja räägitakse järjest rohkem sellest, et D-vitamiin saaks oma tööd teha, ta peab olema koos magneesiumiga ja kõik tooted, mida te näete siin, mille nime taga on plussmärgikene, see tähendab, et see on 100% looduslik toode. Et tähendab, ta on ohutu, ta sobib ka veganitele ja nii edasi. Järgmine toode Protect on siuke immuunsust toetav toode, et kui sa tunned, et sul hakkab mingi viirus, mingi külmetus, midagi ligi tulema, saad seda täiendavalt juurde võtta ja aitab su immuunsust kiiresti boostida, et sa ei jääks nagu haigeks. Xenogen on organismi puhastav toode, soovitatakse pigem 50+ inimestel teha 1-2 kuuri siis aastas, et ta puhastab su organismi ära kõik siis neid nendest surnud või zombirakkudest, et anda uutele rakkudele siis rohkem elujõudu. Sinobiootikust rääkisime, Lean Shake on super toidukorra asendaja, seal on siis nii vitamiinid, mineraalained, kiudained, aitab see asendada ühe toidukorra ja eriti efektiivne on see toode siis, kui sa asendad õhtuse toidukorra, sul kipuvad näksimised ära jääma ja sa saad siis kaalu sellega väga suurepäraselt siis alandada. Energiapatooniks on niisugune vahepala, see on Skin Serum ja Hans & Heidi on siis näohooldussarjad ja Hans & Heidil on siis meil kokku ligi 10 toodet. Selle ettevõtte ostis ära eelmisel aastal Sino. Tegemist on siis väga kvaliteetse Šveitsi brändiga, kus siis on maskid, seerumid, kreemid, kõik jutud, väga hea tagasiside inimestel, kellel on nii tundlik nahk kui ka kõik muud siin A-tüübid, et kes hindavad kvaliteeti, siis Sino rõhk on alati olnud kvaliteedil, mitte see, et meil peab olema mingi 100-200 toodet, kus sa iga potsiku eest maksad eraldi ja lõppkokkuvõttes on sul need kulud väga suured, et meil on nagu siis piltlikult öeldes ongi 3-4 sammu pluss siis ilu ja vastavalt siis vajadusele saab üht-teist võtta juurde. Siin on näha siis osade inimeste kaalulangetuse nagu tagasiside ja vasakul on mu naine, paremal on mu vend ja naisel oli niisugune olukord, kus pärast teist last enam kaalu alla ei saa, et nuta või naera, et me oleme tegelikult tegelenud üle 20 aasta hobustega igapäevaselt rakkes kogu aeg, on ta sporti teinud, trenni teinud, kaalu alla ei saa. Ja meil olid mõned aastad tagasi olid siin Siinas oli niisugune kaalulangetuskampaania, millest otsustas mu naine ka siis osa võtta ja selline muutus tuli siis naisel. Esiteks, kes on täna võib-olla külalised ja te kuulate seda hetkel, siis vaadake korra seda vasakpoolset pilti ülemist ja alumist ja mõelge või pakkuge, mis te arvate, mis see aeg on, millega tuli siis selline muutus. Ma loodan, et leidsite mingi numbri enda jaoks. On inimesi, kes on ütlenud a la 2-6 kuni 2-3 aastani, siis tegelik vastus on 2,5 kuuga tuli siuke muutus. Selle peale inimesed ütlenud, et 2,5 kuuga siuke muutus, et see tundub liiga kiire ja liiga kiire kaalulangetus pole hea. Ja siis ma olen küsinud inimeste käest, aga kas 1 kilogramm kaotada 1 nädala kohta on okei? Selle peale ütleb kõik, ja see on okei. Siis ma olen ütlenud, et uskuge mind 2,5 kuuga ehk 10 nädalaga kaotada 10 kilo on ka okei, sest see teeb 1 kilogrammi nädalas. Ehk jällegi nagu, kuidas me mingeid asju endaks lahti nagu mõtestame, et tegelikult ei ole mingit raketiteadust, distsipliin, olla järjepidev, panustada sellesse, et sa tahad oma tervist parandada ja nii edasi. Kõrval on mu vend. Vend on tänaseks kaotanud ligi 26 kilo. Samamoodi ühel hetkel süda tegi ütleme siukseid karutempe, suisa ei korra seisma, millest tekkisid ärevushäired, lennuhirmud, kõrgusehirmud, muud jamad, otsustasid ennast käsile võtta ja on tänaseks läbi teinud väga suure muutuse. Et see on seesama nagu, mis on minu soovitus võib-olla, et ärge mõelge, kui te täna külalised olete, et ma hakkan oma tervise pärast muretsema siis, kui on probleem, siis võib olla hilja. Et selle testi põhimõte ongi see, et sa saad ennetada probleeme, sest kahjuks, kui me vaatame statistikat, siis 95% inimestest on põletiku näitajad liiga suured. Et see, kui te lähete perearsti juurde ja teil näitab test põletikku, siis see tähendab, et teil on juba antibiootiline ravi, aga seal enne seda nagu meie meditsiinisüsteemis midagi muud nagu ei ole. Ja siin on minu kaalulangetusteema. Meil oli siis Eestis oli siuke kaalulangetusvõistlus, kestis see 2 kuud, mul õnnestus see võita. Tänaseks samamoodi üle 10 kilo alla võtnud, et see näitab seda, et need tooted töötavad, kui sa tahad neid panna enda kasuks nagu nii-öelda tööle ja ega selle kaalu, ütleme, kasvuga ongi see, et ühel hetkel selg hakkab valutama, põlved hakkavad valutama, ma ei tea, siis hakkavad kellelgi vererõhujamad peal, nii edasi.
et üks asi hakkab viima teiseni ja see lumepall hakkab vaikselt nagu veerema. Või siin näiteks üks sõber, kellel ühel hetkel väga hullu psoriaasi vastu välja, samamoodi siis korrigeeris oma toitumist, hakkas kasutama erinevaid tooteid ja siin on näha siis tema nii-öelda see muutus eelmisel aastal. Esimesed pildid on tehtud mais, keskmine on juuli ja detsembris on need viimased pildid, et sai oma keha nagu või nii-öelda oma siis selle probleemi kontrolli alla, et noh, see näitab seda, et need tooted töötavad, aga sa pead nad panema enda jaoks tööle, et see ei ole nagu see, et inimesed ütlevad, kuule, et müü mulle üks pudel õli, ma tahan proovida. See toodet ei ole võimalik proovida. Sa saad proovida maitset, aga sa ei saa proovida, kas see üks pudel nagu aitab, et kui meil on probleemid tekkinud kehas võib-olla 50 või 25 aastaga, siis ei ole mõtet nagu loota, et mul nüüd 1 või 2 kuuga saavad kõik mured nagu lahendatud, et kui me räägime toitumisest, siis see ei ole nagu mingid, ma võtan peavalurohu, mul läks peavalu ära. Raku tasemel põletik toimib ja läheb pikema nagu aja jooksul kehast välja. Lihtsalt erinevad inimesed võivad hakata tundma efekti väga erinevalt. On inimesi, kes mõne tootega tunnevad efekti 2-3 päevaga, aga mina ütlen, et minimaalne tarbimine peaks olema 8 kuud, et teha vähemalt nagu 2 verevahetuse tsüklit läbi, kui sa tahad saada mingit püsivamat nii-öelda muutust. Ja siin on näiteks meie pisipoja bränd kes on siin alla 2 aasta ja iga päev, kui me olime reisil, me tegime selle video, ta ise küsis, et tema tahab õli ja ma korra näitan seda videot. Brändon, kuule, kus see õli pani? Kus õli on? Ja kus õli on? Tahtsid õli võtta? Tule siia. Õli, jah. Kes võtad õli või? Tule siia. Tule siia praegu. Emme filmi, kuidas see õli võtab. Tule siia. Mine võtta õli. Tule näid, siis pärast koos vaatame. Mine võtta sealt õli. Tule siia. Õli ja sedasi. Võtame koos. Palun. No palun. Tubli oled. Issi võtab ka. Tahad veel? Osa ja lusika peale. Oot nii. Nüüd võtab issi. 1. Tahad veel või? Noh. Võtame veel. Natuke veel lusika peale. Tule siia. Natuke õlit lusika peale. Tubli laps. Issi võtab ka 2. Oliivid kraabib kurku või? Ja laps. Et jah, see oliiviõli võib vahepeal panna kurgu nagu kipitama ja see premium-õli on veel nagu eriti võimas. Et mis on võib-olla vahe, nagu ütleme siis meil siin Siinos või enamus teistel juhtudel, näiteks toome näiteks sul, ma ei tea, külmkapp läks puru, sul läks pesumasin, läks sul puru, sa lähed poodi, hakkad seal müügimehega rääkima, ta ütleb sul, teate, mul on kodus see sama mudel juba 3 aastat, kuigi võib-olla see mudel tuli välja pool aastat. Et siin ikkagi oma kogemust jagavad inimesed, kes on ise nagu päriselt need tootetarbijad, et täpselt samamoodi meil nagu pere kõige pisemast siis kuni siis vanemateni ja vanavanemateni välja, tegelikult enamus inimesed on toote peal ja on ka meil alati skeptilisi inimesi, et ei tea, mul pole vaja midagi, nii edasi, et ega sa kellelgi midagi suruda nagu ei saa. Aga mis on nagu äge või hea on see, et kõigil inimestel on võimalik endal ise luua kliendikonto. Te saate neid tooteid ise tellida, teil tuuakse nad kas siis koju või pakiautomaatid, on tehtud hästi mugavaks ja inimene, kes on valmis tegema läbi, nagu ma enne mainisin korra siukse 8-kuulise kuuri, ükskõik mis tootega, saab siis väga hea allahindluse. Ja ma toon siin ära ka siis ühe paketi nagu põhinäite, saada aru, kuhu kanti need hinnad nagu jäävad. Synlabis tänase analoogse testi hind on pluss-miinus 150 euro kandis, kui te soovite, et laborant räägib teile ka need testi tulemused lahti, siis meil ainult test, kui keegi tahab ainult testi nüüd täna osta näiteks, siis te võite selle inimese poole pöörduda, kes teid täna siia kutsus liinile, maksab soodushinnana 125 euro. Kui te aga olete valmis oma looma kliendikonto, te saate ise vormistada tellimuse, siis tuleb teile väga hea pakkumine, maksab 196 eurot, millega te saate siis juba 2 veretesti ehk enne ja pärast analüüsi, pluss teil tuleb 4 pudelit õli, nagu siin pildi peal näha, 2 suurt, 2 väikest, ja tuleb kaasa ka 6-kuuline järeltellimus, 1 pudel õli kuus, 38 eurot, pluss siis 4 eurot transport ehk 42 eurot siis kuus, mis teeb laias laastus seal ütleme euro 50 päevas, siis sõltuvalt inimese kehakaalust.
Ütlen ära, et ühest suurest pudelist jätkub inimesele kuuks ajaks, kelle kehakaal on pluss-miinus 70 kilo. Et selle järgi on nagu hea siis planeerida, kui palju mul nagu reaalselt seda toodet tegelikult siis nii-öelda vaja läheb. Ehk siis laias laastus pluss-miinus 1 eurot. Kui nüüd näiteks keegi mõtles, et ma tahan seal sinobiootikut või mul on seal unega probleemid või ma tunnen ärevust liiga palju, siis on võimalik oma toodete portfell kokku panna nii, nagu te ise soovite, et enamus toodete hinnad on seal näiteks, kui me räägime alates D-vitamiinist, on seal 14 eurot kuus, 27 eurot kuus, 29 eurot kuus. Et küsimus ongi nagu võib-olla minul täna teile selles, et kui palju tegelikult me teadlikult panustame oma tervisesse igakuiselt, et me maksame, ma ei tea, autokindlustust, me maksame kodukindlustust, on ju, aga palju me nagu teadlikult panustame toitumisse või selleks, et anda oma kehale õiget kütust, sest ega toit on ju kütus, toit on see, mis annab meile energia, mis annab meile tervise või see ongi see, et me vaatame alati, kus on mingi kampaania, on ju, et täna toidupood ei ole enam see, seal ei ole neid toitaineid, vitamiine, mineraalaineid kahjuks, mida meie keha igapäevaseks eksisteerimiseks nagu vaja. Ja kui nüüd näiteks inimene on siis tooteid tarbinud ja talle toode meeldib, esiteks on allahindlused, tuuakse pakiautomaati või koju, on võimalik siis ka kliendil tegelikult oma lähedastel samamoodi seda toodet siis soovitada. Klient saab ise oma veebikeskkonnas oma pereliikme või naabrinaise või naabrimehe kliendiks registreerida ja kui läbi kliendikonto inimene soovitab 4 inimesel toodet, siis on võimalik tal oma toode või tooted saada igakuiselt tasuta ja inimene maksab siis ainult transpordiraha. Siiamaani minu kõige ägedam kogemus on ühe Viljandimaa prouaga, kes ise sai toodetest nii palju abi, et ta lõpuks soovitas kliendina 37 lähedasel inimesele sama toodet, niimoodi, et ta oma tooted olid tasuta, tütarde tooted olid tasuta ja nii edasi. Ehk et see ei ole nagu see, et sa pead minema müüma. Ei, see ei ole mingi kohustust. Aga sul on võimalik infot jagada ja kliendina siis läbi selle oma toode saada tasuta. Kui nüüd aga teie elu täna võib-olla siukses etapis, kus teil on nagu kas siis vaba aega või olete mõelnud sellele, et kasvatada oma sissetulekuid, siis Zinzino pakub ka võimalust koostööks ja ma annan lühikese ülevaatega koostöö poolest, et see, mis ma enne rääkisin, oli puhtalt nii-öelda kliendi võimalused ja Zinzinos ei ole vahet, kas inimene on tarbija või siis nii-öelda edasimüüja, siis tegelikult toote hind on sama. Kui me aga mõtleme üldse koostööst või mingisugusest ärikontseptsioonist, siis tegelikult alati on nagu küsimus selles, et kellele see toode suunatud on või teenus, palju neid tarbijaid on, mis see hind on, kas ta on üldse vajalik ja nii edasi, siis mina usun täna isiklikult seda, et tulevikus käibki, ütleme, kui me tahame oma tervisest parimal moel hoolt kanda, see käibki läbi testipõhise toitumise ja aeg-ajalt olekski mõistlik teha test. Vähemalt korra aastas, et vaadata, kas oleks midagi vaja nagu korrigeerida. Sest enamus inimesed täna juba kasutavad mingit toidulisandit. On see siis D-vitamiin, C-vitamiin, magneesium, raud, mis iganes omega-3. Enamus inimesed kasutavad juba mingit omega-3, aga järjest rohkem on näha, et inimesed tahavad ka teada, kas need tooted, mida nad kasutavad, tegelikult ka töötavad. Ja kurb tõsiasi on see, et need testid, mis me teeme, me näeme kahjuks, et tulemused ei ole head. Ja tihtilugu võib olla ka see, et inimene võib kasutada mingit väga head preparaati või väga head toodet, aga kui rakumembraanid ei tööta, siis see toode ei saa seda tööd teha, mida ta peaks tegema. Ehk toome näite maja ehitusest, et kui sul vundament on väga nõrk, sa võid ükskõik kui ilusat fassaadi teha, sa võid ükskõik kui vinge katuse ehitada, sul see maja vajub kokku ühel hetkel. Siis täpselt sama on toitumisega ka, et sul peab olema nagu vundament paigas ehk need olulised nii-öelda etapid ja rasvhapede tasakaalus tegelikult ta kõik nagu peale hakkab. Kui nüüd rääkida Zinzino ärivõimalustest või üldse ärivõimalustest, siis tegelikult on nagu see, et väga paljud inimesed on mõelnud seda, et ma tahaks olla oma ja peremees, ma tahaks teenida rohkem raha, ma tahaks reisida, ideaalis töötada kodust ja nii edasi. Aga see eeldab ka vastutust. Ja siin tihtilugu inimesed jäävad nagu hätta sellega, et oi, et ma pean nüüd ise hakkama tegema ja ma pean minema nagu võtma telefoni ja võib-olla kellegiga suhtlema ja pakkuma, sest sul võib olla väga hea toode või sul võib olla väga hea teenus, aga keegi ei tea, et sul on seda teenust võimalik pakkuda, siis inimesi ei oska su poole pöörduda. Ja selleks, et nagu hakata üldse mõtlema oma äri peale, peaks kõigepealt mõtlema selle peale, mida sa üldse elul tahad, nagu, et mis on su ootused, mis on su plaanid, millist elu tahad sa oma perele pakkuda,
kas sa tuled täna ots otsaga kokku või sa saad ka midagi kõrvale panna, on sul võimalik investeerida, saad sa tegeleda hea tegevusega, kui sa soovid või nii edasi, et mis on nagu sinu sees, et hästi tihtilugu on nagu see, et väga palju meie see, ütleme siis niisugune elustiil või kvaliteet tegelikult sõltub sellest, et kes on lähimad inimesed meie ümber, et kas saadakse kokku sellepärast, et brainstormida, panna mingeid plaane paika, mõelda mingeid ägedaid visioone läbi, või on see, et tuleme kokku ja kurdame, kui raske kõigil on ja kui nõme meie valitsus ja see Kallas ikka peaks tagasi astuma ja me peaks tegelema sellega, mida me saame kontrollida. Ja me saame kontrollida seda, kuidas me kasutame oma aega. Ma näen väga palju inimesi, kellega ma kohtun siin Siinoga igapäevaselt, kui rääkida just koostööd, inimesed ütlevad, mul ei ole aega. Siis ma küsin, aga kuidas sul rahaliselt on? Raha ka ei ole. Siis ma olen küsinud, et kui sul täna nagu aega ei ole, et räägi mulle, mida sa oma ajaga teed. Inimesed hakkavad rääkima, no see töö ja too töö, siis ma viin lapsed, siis ma käin seal spordiklubis ja siis ma loen raamatut ja siis ma käin seal ja seal ja seal. Ja siis ma olen küsinud, et kui sa täna mõtled oma ajakasutust, et kuidas sa tulevikus tahad oma aega kasutada, kas sa tahad olla pisi ja kogu aeg hõivatud või sa tahad muutuda produktiivsemaks? Ja siis inimesed nagu mõtlevad, ikka ma tahan produktiivne olla. No siis on vaja hakata mingeid harjumusi muutma ja seda on mulle siin on nagu väga palju õpetanud, et me oleme naisega olnud üle 20 aasta ettevõtjad, alustasime kunagi 3 hobusega. Meil on täna üks Eesti suurimaid hobushotelle, külalismajutused, ehitame palkmaju, turustame palkmaju. Ehk me teeme nagu erinevaid asju, aga Zinsino võiks öelda on primaarne, kui me räägime äride poolest, mis on meil täna, kuhu me oma aega ja energiat nagu panustame. Sest ma näen sellel tulevikku, ma näen sellel visioonil pointi ja mis saab olla parem kui sihuke ettevõtlus, et mida rohkem inimesi sa aitad, seda rohkem aitad sa ka tegelikult oma elujärge nii-öelda parandada. Ja tihtilugu ongi nagu see, et kõik tahaks nagu äri teha ja kui sa hakkad rääkima otsemüügist või network'ist, siis inimestel see mõistus jookseb nagu kokku, sest nii palju on olnud erinevaid otsemüügiettevõtteid ja inimesed ei oska nagu analüüsida, mis on nagu head ettevõtted, mis on eetilised, mis ei ole, mis on mingid skämmid ja nii edasi, sest turg on igasuguseid ettevõtteid täis. Aga mis minule Zinsino puhul meeldis, on see, et tegemist on Skandinaavia brändiga, nad on Eesti otsemüügi assotsiatsiooni liige, nad on rahvusvaheliste otsemüügi nii-öelda assotsiatsiooni liige, nad on Nasdaq rahvusvahelisel aktsiabörsil ja täna maailmas luuakse väga palju erinevaid selliseid nagu brände või platvorme, mille teenuseid või mille siis nii-öelda know-how'd on sul võimalik kasutada, et läbi selle oma äri siis hakata üles ehitama. Toon lihtsalt mõned näited, Uber, Bolt, sa saad kasutada oma autot, pakkuda teenust või sa vead toitu laiali või Amazonis paned siis oma tooted müüki, või näiteks Booking, Airbnb, saad kodumajutusega tegeleda. Me oleme tänaseks teinud kodumajutust umbes 4 aastat. Super. Miks ma hakkan leiutama jalgratast, kui see jalgratas on leiutatud juba, ei ole mõtet nagu. Täpselt sama on ka see, et kui sulle pakub täna huvi nagu ütleme sihuke tervisevaldkond või toidumaailma valdkond, miks hakata leiutama oma toodet, et see ei ole nii lihtne. Isegi kui sa leiutad selle välja, okei, sa suudad oma kaubad tarnida siin Eesti piires, võib-olla saadad Lätti ka, võib-olla Soome ka. Aga täna siin ei ole vahet, kas su klient elab Indias, Austraalias, Singapuris või Malaisias. Sul on täna toodete tarne ligi 100 riiki. Ehk Zinsino on loonud ideaalse platvormi, läbi mille on võimalik hakata oma ettevõtlusega tegelema, sest kõik teie kliendid on konkreetselt teie kliendid ja Zinsino tarnib inimestele kaubad kohale ja teie saate siis selle müügi pealt nagu raha. See on kõige lihtsam ja kõige geniaalsem ärikontseptsioon üldse, kui hakata mõtlema äris, sest mõeldes selle peale, et kui me hakkasime kunagi hobuse talle, suuri talle ehitama aastal 2007, ma võtsin laenud üle 1 miljoni krooni, 2 nädala pärast võtsin töötuks ka veel, sest mul ei olnud mõtet tööl käia. Mina maamõõtjana 2007 aastal teenisin 6 sama palju raha kui suvaline labidamees ehituse peal. Ja nüüd 2 aastat tagasi ma alustasin järgmist hullumeelset projekti, 3 palkmaja ehitust ja jälle sattus see nagu kõige raskemal ajal üldse. Aga seal ongi nagu see, et kas sa annad see alla või sa paned nagu edasi, et mina olen alati mõelnud selle peale, et ei tohi karta suuri väljaminekuid, vaid väikseid sissetulekuid. Ja nüüd ongi küsimus, et kes meie sissetulekuid kontrollib, kas on see meie tööandja või me oleme valmis vastutuse võtma ja vaatame hommikul peeglisse ja teeme endaga väikse nii-öelda kõne, mida me saame paremini teha. Aga siin on ära toodud mõned näited veel Zinsino kohta. Iga aasta on olnud kasv. Mainisin, et otsemüügi assotsiatsioonide liige ettevõtte on jõudnud maailma 100 siis 50 suurima ettevõtte hulka juba
ja aastal 2004 mindi siis ka Nasdaq börsile ja kuna minul on kogu aeg olnud usk sellesse, mida Zinzino teeb, siis ma tegelikult olen investeerinud ka kokkuvõttes juba tänaseks üle 10 aasta Zinzino aktsiatesse ka juba enne seda, kui nad Nasdaqile läksid, kui nad olid veel Rootsi kohalikul nii-öelda börsil ja ma võin öelda, see on olnud mu elu üks kõige paremaid investeeringuid üldse. Mul on naisega palju tülisid olnud sellega seoses, aga mina uskusin sellesse, et Zinzino lööb läbi ja siin on ka näha siis, kuidas nad on läbi löönud, et 2013 hakkasin mina aktsiaid ostma, kui aktsia hind oli seal kuskil pluss-miinus 6 seki peal, tänaseks on ta ligi 40 peal, enne koroonat jõudis ka 80-ni ja see ongi nüüd see, et kui palju sa oled valmis nagu elus, ma ei ütleks mitte riskima, vaid panustama ja nägema just seda visiooni või tulevikku ette, et kui me täna teaksime, ütleme, teades täna need kogemused, mis meil on, kindlasti, kui me oleks 10 aastat tagasi teinud palju teistsuguseid otsuseid, oleks meie elukvaliteet palju parem, aga me ei saa muuta minevikku, me saame ainult muuta tulevikku, on ju. Aga siin on näha, kuidas Zinzino sissetulekud on siis kasvanud või käibed on kasvanud läbi siis kõigi nende aastatest. 2005 aastal ettevõtte loodi, algus oli väga-väga vaikne ja 2012 hakkas siis tulema suurem kasv ja tegelikult 2012 oli ka see aeg, kui Zinzino alustas siis tervisetoodete turustamist lisaks siis kvaliteetsetele kohvi ja espresso masinatele. Ja iga aasta on kasv olnud ja eelmine kuu oli Zinzino läbi aegade kõige edukam kuu üldse, nii et Zinzino kasvab meeletu kiirusega täna. Siin on ära toodud siis mõned erinevad ka nii-öelda partnerite alustamise kitid, kus on näha siis, et iseenesest Zinzino ärifrantsiis on tasuta, aga sul on väga raske hakata tööd tegema, kui sul ei ole tooteid, kui sul ei ole teste ja selles paketis on väga oluline selline raamat nagu Express Start, kus on siis tegelikult välja toodud punkt punkti haaval, mis on vaja teha, kuidas viia kohtumisi läbi, kuidas valida inimesi, kellega kohtumisi teha, kuidas oma eesmärke seada, kuidas isegi telefonikõnet teha või kuidas inimest kohtumisele kutsuda. Ülimalt oluline raamat. Ta on nagu siuke mitte lihtsalt raamat, vaid ta on nagu workbook või tööraamat, kus sa saad ka erinevaid asju kirja panna. Aga laias laastus siin on toodud välja 3 kõige populaarsemat stardivarianti, mida inimesed on võtnud, on siis Advanced Kit on 845 eurot, Ultimate Partner Kit on 1159 eurot ja võib võtta ka mitu Ultimate Kiti. Ja selle Ultimate Partneri Kiti puhul on see, et tegelikult toodete väärtus on seal üle 3300 euro, sõltuvalt sellest, millise variandi te valite, aga seal on 10 veretesti. See on väga oluline, et sa hakkaks saama aru üldse, mis need testid on, kuidas nad töötavad, mis on oma pere testi tulemused, sest tulevikus kõige parem on jagada oma pere kogemust, oma pere toote tagasiside lugu. Aga kui sul tooteid ei ole, teste sul ei ole, väga raske on nagu tööd alustada. Ja kõik inimesed saavad osta ka nii kliendina kui partnerina tooteid läbi liisi järelmaksu, et ei ole vaja käia kohe seal sadu või tuhandeid eurosid välja. Jagad oma maksud ära vastavalt siis siuksele perioodil, nagu sulle sobib. Ja Ultimate Partneri puhul on hetkel käimas kampaania. Kui sa võtad ühe kiti ja teed aastaga 25 toote müüki, siis 13. kuul makstakse sulle ka kogu alginvesteeringu raha tagasi. Väiksemate pakettide puhul seda ei ole. Kui sa võtad 2 kiti, siis sõltuvalt sellest, millised kitid sa võtad, teed 50 klienti, makstakse sulle 2 kiti raha tagasi. Ja maksimaalselt saab partner osta siis alustamise hetkest kuni 6 kuu vältel 3 kitti ja tehes siis 100 klienti, ettevõtte maksab teile kõigi nende 3 kiti raha tagasi, ehk teil on võimalik saada kuni 10 000 euro väärtusest tasuta töövahendeid ja tooteid. Et minu silmis nagu super pakkumine. Ja teine tingimus lisaks selle raha tagasi saada on, üks oli 25 klienti, teine on see, et meil oleks peal siis autoship ehk siis automaatne tellimus, millega kaasneb siis üks toode, koolitusplatvorm, GoCore'i äpi näol, kus on siis üle 1300 erineva audio, siis ettevõtte liidrite, teadlaste ja nii edasi, nii videosid kui siis audiot, väga hea kuulamine enese arenguks nagu, et olla siis kõige paremal moel kursis. Ja siis nii kliendid kui partnerid, me võime saada oma tooted tasuta ja partnerid siis saavad ka tasustatud siis tegelikult tehtud töö eest. Ma näitan täna ka ära siis, mismoodi see raha teenimine reaalselt nagu välja näeb, et oleks nagu lihtne ja kõigile loodetavasti ka arusaadav. Aga põhimõtteliselt on 2 erinevat varianti. Üks on see otse läbi klientide, iga klient, kelle te olete teinud. Zinzino maksab teile siis alguses 10% iga müügi pealt. Kui te olete jõudnud 25 toote müügini, tõuseb teie boonus 20%, ehk teie sissetulek kohe kahekordistub.
pluss tekib 100 eurot siis fikseeritud nii-öelda boonus ka juurde. Ja Zinzinos, nagu siin näha on A-tiim 25 klienti, tähendab 25 toodet, mitte 25 inimest. Teil võib seal olla 8-9 inimest 3 tootega ja teil ongi laias laastus 25 toodet täis ja teie sissetulek kahekordistus. 50 kliendi puhul on siis 25%, 200 eurot fikseeritud boonus. Top 100 ehk 100 kliendi peal on 30% siis nii-öelda iga uue kliendi müügi pealt, pluss erinevate boonuste näol 800 eurot kuus kokkuvõttes, pluss siis veel käibed, tasuta tooted ja nii edasi. Kui te jõuate 200 kliendini, siis müügiboonus enam ei suurene, see jääb 30% peale, küll aga suureneb 600 euro võrra nii-öelda siis see igakuine väljamakstav summa ja siin inimene hakkab siis kvalifitseeruma ka ettevõtte boonusreisidele ja järgmise aasta reis siis toimub Lanzarotele, kus siis iga aasta käib kvalifitseerumine novembrist kuni oktoobri lõpuni, ehk siis kõik inimesed, kes siis oktoobri lõpuni teevad kvalifikatsiooni ära, saavad siis kevadel suurepärase 5-tärni nii-öelda tasuta reisi ettevõtte poolt. Ja iga lisa siis 100 kliendi pealt suureneb siis nii-öelda see passiivse tulu väljamakstav summa edaspidi 500 euro võrra. Kui nüüd aga minna selle peale, et ambitsioonid on suuremad, siis otsemüügi kõige suurem võlu ongi see, et kui teil on endal hea kogemus, teil on võimalik ehitada ka omakorda oma nii-öelda siis müügitiim, et kaasates oma ägedaid sõpru, lähedasi inimesi, kellega te tahate koostööd teha, aidates neile edu saavutada. See on väga oluline. Aidates neile edu saavutada, olles neile heaks eeskujuks, mentoriks, sponsoriks, me võime nimetada, kuidas me tahame, aga koostööpartner, kui te ise omate kogemust, aitate teistel liikuda edasi, siis teil sissetulekutel piire pole. Ja see on tihtilugu see probleem, mis tihtilugu inimestel jääb võib-olla nagu arusaamatuks, et on justkui mõned inimesed, kes teenivad nagu ebareaalselt võib-olla palju raha, võiks öelda. Inimesed saavad sellest aru, tegelikult selle taga on kõva töö. Et ma mäletan, kui mulle omal ajal näidati siin sedasama karjäärivõimaluse plaani, küsiti Fredi, et mis summa sind nagu motiveeriks tööd tegema aastal 2011. Ma ütlesin, see 4000 oleks juba ülivõimas. Kusjuures ma ise ettevõtja, olen täna ka ettevõtja. Ja ma ütlen, et täna on 4000 eurot suur raha. Et kui te olete täna siin võib-olla külalisena ja vaatate hetkel seda tabelit, siis küsige endalt, nagu, et mis summa oleks see, mis teid nagu inspireeriks tööd tegema. See on esimene küsimus, mis endale esitage. Teine küsimus, mida võite endale esitada, on see, et kui te täna juba teete midagi, millised on teie võimalused antud töökohal või ettevõtluses jõuda selle sissetulekuni, mida te praegu mõtlesite. Kas see on üldse realistlik või ei ole? Ja kui mulle seda omal ajal näidati, siis need inimesed, kes mulle rääkisid, nad ei olnud ise veel silver tasemelegi jõudnud. Ja silver tase ongi Zinzinos see, mis aitab teil jõuda ühel hetkel executive tasemele, diamond tasemele, kus on 4000 eurot sissetulek, või aitab teil jõuda Royal Crowni tasemeni, kuhu mina olen oma abikaasaga jõudnud, või jõuda suisa presidendini välja, teenida seal ka 50 000 eurot ja rohkem raha. Siin ei ole ühtegi piiri ees. Ainuke küsimus on selles, kui paljudel inimestel te isiklikult ja koos meeskonnaga olete aitanud saada paremat tervist. Ja seda siis rahvusvaheliselt ei ole riigipiired ees, väljalt loomulikult need riigid, kuhu siis tarned toimuvad ja neid riike hetkel saadab. Aga ma näitan võib-olla ära täna selle siis, kuidas jõuda samm-sammult näiteks 4000 euro sissetulekuni. Sest mina räägin alati nagu hästi avatud kaartidega, kellelgi on küsimusi, inimesed küsivad ja nii edasi, mitte küll praegu siin, aga peale kõnet võite helistada selle inimese, kes teid liinile kutsus ja küsida veel kord need asjad enda jaoks natuke paremini lahti. Aga selleks, et jõuda diamondiks, on vaja aidata kõigepealt teha endale ära silver tase ja siis aidata teha silver tase ära oma meeskonna liikmetel. Mis asi on silver tase? Hästi lühidalt öeldes. Kui te olete alustanud, esimene eesmärk on teha ära 4 tootemüüki, 4 klienti, kaasata meeskonda 2 partnerit, eeldusel samamoodi selle 10 testise kitiga, et neil oleks töövahendeid ja kui te aitate mõlemal oma partneril ära teha omakorda 4 tootemüüki, olete teie ära teinud silver taseme, kui see oli 30 päeva raames, olete teeninud oma esimesed umbes 650 eurot, ehk teil on pool raha teenitud tagasi. See on esimese 30 päeva eesmärk. Järgmise 30 päeva eesmärk. Võite teha ka kõik 3 päevaga või 3 nädalaga, ei ole vahet. On viia oma kliendibaas 10 tootemüügini ja kui te jõudis see kõik 2 kuu sisse, olete te teeninud laias laastus 1100 eurot, ehk teil on oma investeeringu raha tegelikult juba tagasi.
Ja miks on oluline teha ise see 10 tootemüüki, et teil tekiks omal toote presenteerimise kogemus, et teil hakkaks tulema omal toodete tagasisidet oma lähedaste inimeste peal. Kui te ei ole ise teinud ühtegi klienti, ei ole võimalik aidata ka oma tiimi liikmetel teha tegelikult kliente. Ehk et siin peab mõlemad pooled on väga olulised, nii kliendi pool kui ka siis koostöö poolt pakkuda ja tihtilugu me teemegi siukseid nagu kodupartisid või erinevaid seminare, konverentsi, kus me keskendume ainult tootele. On siuksed, kus me keskendume nii tootele kui ärile, näiteks nagu täna, onju. Ja see oli siis Silver tase, mis ma näitasin. Ja kogu muusika edaspidi ongi selles. Ise tegid Silveri ära, sul tulid mingid partnerid ärisse, nemad tõid omakorda partnerid ärisse. Aita 4 inimesel teha Silver. Kui sa aitad 4 inimesel teha omakorda Silveri, oled sa ise jõudnud executive'iks ja teenid 800 eurot kuus. Olgem ausad, see on täna väga suurepärane lisaraha, kui me räägime, et meil on mingi muu töö või muu äri kõrval. See on aastas 10 000 eurot ja see on arvestatav summa tegelikult. Ja kogu selle asja kontseptsiooni mõte ongi see, ise tegid ära, aita 4 teha sama. Sul aidati ära teha executive, sa tead, mida selleks oli vaja teha. Nüüd on aeg endal võtta vastutus ja hakata oma meeskonnas, loomulikult koos siis oma nii-öelda sponsoriga tegema, aitama meeskonnas 4 inimesel teha ära executive ja kui sa aitad 4 inimesel meeskonnas jõuda 8 euro teenistuseni, jõuad sa ise 4000 euro teenistuseni. Ehk ainuke võimalus liikuda edasi on see, kui sa aitad oma tiimi liikmetel liikuda edasi. Teist võimalust siin edu saavutada ei ole. Ja ma nii hästi mäletan, kui need inimesed, kes mind ärisse kutsusid, tegid omal ajal ära teemant taseme, ütlesid, kas nagu päriselt tegite ära, ütlesid, et päriselt tegime ära. Nad näitasid mulle mustvalgel ja siis ma olin valmis ise tööle hakkama. Alles siis. Mul läks aega 8 kuud aktiivset tööd, et jõuda ise ühel päeval teemant tasemele. 8 kuud. Tänaseks on mul meeskonnas teinud ära teemant taseme üle 30 inimese. 3 naist on teinud selle ära alla 2 kuu. Ja Eestis kokku on Diamondeid on, ma arvan, pluss miinus 40 kuni 50 inimest. See on väga palju. Ehk see tähendab seda, et jõudad siin Zinos Diamond tasemele ja 4000 euro teenistuseni, sa ei pea olema super andekas, ma ei tea, super müügikogemusega, ei pea olema, neid Diamondid on Eestis siin, ma ütleksin 18 aastastest kuni piltlikult öeldes 5-60 aastaste inimesteni välja. Siin ei ole mingit piire. Küsimus on ainult sinu enda tööeetikas ja ambitsioonides. See on kogu lugu. Aga Diamond tase on siuke, mis aitab juba elukvaliteeti muuta. Ja Diamond tasemega on ka siuke äge asi, tulevad siuksed väiksed viisakad Sensino kleepsud. Kui te panete need kleepsud oma auto peale ja auto musta värvi ja noorem 6 aastat, siis sellest 4000 on 1000 eurot on konkreetselt autoboonus. Ehk siis teete tegelikult ettevõttel reklaami ja selle eest siis ettevõtte premeerib teid väga heldelt. Kui te aga aitate 2 tiimiliikmel jõuda Diamondiks, jõuate ise direktoriks, direktor teenib pluss miinus 7000 eurot kuus ja direktor tase on siis teine võimalus kvalifitseeruda samamoodi ettevõtte boonusreisile. Ehk jällegi, aitasid teistel liikuda edasi, liigud ka ise edasi ja niimoodi sa võidki karjääriredelil siis edasi liikuma jääda. Siin on lihtsalt mõned näited, kuidas me tiimiga teeme tööd. Vahet ei ole, on see Tartus, on see Rakveres, on see Läänemaal, on see Räpinas või Võrus. Teemegi siukseid kodumiitinguid, erinevaid variante ja tagasiside on uskumatult hea. On inimesi, kes on teinud 2 kodupartiga 25 tootemüüki, on nende enda esimesed investeeringud juba tagasi ja nii edasi. Alati on näha, et inimesi tervis kõnetab ja seda järjest rohkem. Ja eriti viimase 3 aastaga, ma võin öelda, on see olukord väga-väga palju muutunud. Ja see on ka tunnistuseks sellele, et me oleme Eestis teinud üle 16 000 veretesti, et see on ikkagi väga arvestatav näitaja. Täpselt samamoodi käisime siin Viki ja venna perega koos reisimas päeval, esimesel pool päeva võtsime päikest ja teise pool päeva tegime tööd. Türgis ja samamoodi tuli seal kliente, kliente ei tulnud, meie eesmärk oligi partnerid otsida ja saime seal ka 2 väga ägedat partnerit ja potentsiaalsed partnerid on veel samamoodi tulemas, nii et vahet ei ole, kus sa oled, sa võid kõike hakata nagu tegema koos siis nii puhkust kui ka siis tegelikult äri. Ja ettevõttel on kogu aeg käimas erinevaid kampaaniaid siis nii klientidele kui partneritele, nii reiside näol kui erinevate boonuste näol. Saate nende kohta siis täpsemalt küsida inimese käest, kes teid täna siia liinile siis tegelikult kutsus.
kui nüüd mõelda sellest, et kas Zinzinoga on täna õige aeg alustada, et arvestades seda, et ettevõte tuli Eesti turule aastal 2011, siis ma usun, et täna see aeg on parem kui kunagi varem, sest esiteks on tooteid juurde tulnud, ettevõtte toodete, ütleme, tagasiside on uskumatult hea, me oleme teinud 16 000 veretesti. Kui me nüüd mõtleme selle, et kas 16 000 on palju või vähe, siis tegelikult väga paljud inimesed on teinud omale 2 testi, 3 testi, 5 testi, siis me tegelikult ei ole isegi ära testinud 1% eestlasi. Isegi 1% eestlasi ei ole veel testitud. Ja kui sa niimoodi suures pildis mõtled, et ühel hetkel saab Eestis 1% testitud, Soomes, Rootsis, Saksamaal, Ameerikas, siis me räägime sadadest miljonitest klientidest järgneva mõnekümne aasta jooksul. Hetkel on ettevõttel pluss-miinus kuskil 500 000 klienti, aastaks 2025 on ambitsioon jõuda 1 miljoni kliendini, 1 miljon testi on tehtud, ma arvan järgmine sihuke nagu verstapost ongi 1 miljon klienti, sealt aastast 2035 20 miljonit ja nii edasi. Et siin ei ole nagu teist varianti, kui ettevõte saab ainult kasvada. Nüüd on küsimus selles, kas meie oleme valmis kaasa kasvama ja kas me tahame kaasa kasvada. Nii et ma usun, et täna Zinzinoga alustada on parem kui kunagi varem. Iga inimene saab ise otsustada, kui te olete täna siin kliendina, kas see toode punkt 1 teid kõnetab, kas see kontseptsioon teid kõnetab, kui ta kõnetab, saate ise valida. Kas te tahate alustada kliendina, et saada omale siis tootekogemus või on teis piisavalt sükest julgust peale hakkamist, usaldate oma sisetunnet, otsustate kohe hakata partnerina koostööd tegema ja hea on see, et mitte keegi ei ole siin üksinda. Teil on alati kõrval tugi, inimene, kellel on kogemus, kes saab teile aidata siin läbi lüüa, kes on teile heas mõttes mentoriks, sest ma usun, et ükskõik mida sa teed, kui sa tahad milleski kuhugile jõuda, sul peab olema hea eeskuju, hea koostööpartner, mentor, neid nimesid on erinevaid, aga üksi jalgratast leiutada ei ole mõtet. Mina olen tänased 12 aastat Zinzinos olen kindlasti ka järgmised 12 aastat ja sealt edasi, sest ma näen seda, et ettevõte liigub õiges suunas, tooted on siuksed, mida kõigil on vaja ja inimesed otsivad täna nii-öelda lahendusi oma terviseprobleemidele ja järjest rohkem inimesi on huvitatud ka sellest, kuidas oma sissetulekuid parandada. Ma loodan, et see tund aega, ma vaatan, ongi täpselt 6:59, andis teile mingeid mõtteid, võib-olla lõi natukene selgust toodete osas, koostöö osas. Ma näitasin täna online webinaris võib-olla natuke detailsemalt, kuidas see koostöö pool käib, aga just sellepärast, et te saaksite aru, et ei oleks lihtsalt see, et räägitakse, kõik on jube kihvt, aga tegelikult aru nagu midagi ei saanud, kuhu jõuda. Täna ma usun, et te saite või ma väga loodan, et saite kõigest aru. Nii et ma soovin teile igal juhul kõigile ägedat sügist, hoolitsege oma tervise eest ja kindlasti unistage suurelt, sest kui teie unistate suurelt ja olete valmis tegutsema ka vastavalt sellele, siis uskuge mind, teie elukvaliteet hakkab paranema. Nii et tänud kõigile veel kord, kes said täna liinile tulla ja peatsete kohtumisteni. Kõike head, nägemist!